Lähme jälle Jumala sõna juurde. Aga palvetame ühe hetke ja isa, ma tänan sind, et me võime tulla usus sinu ette ja paluda, et sa võiksid täna anda meile ilmutuslikke teadmisi. Isa, et me kasvaks sinu tundmises, mõistaks sinu plaane, mõistaks sinu eesmärki ja sinu igatsusi. Isa, ava mulle sõna uks, et rääkida sinu salajas olevaid asju, mis sa oled meie jaoks just valmis pannud tänaseks kooslekuks. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa, sinu headuse eest, sinu helduse eest ja sinu tugevuse eest. Tänu sulle, isa, Jeesuse nimel. Aamen. Sa oled minuga koos usus ka sõima. Mul ilusti heli kõik olemas on. Tänu Jumalale. Aga tee lahti laulude raamat 127. Laulud 127 ja 1. Ja siin on Jumala sõna ütlemas meile midagi väga olulist ja vajalikku. Amen. Ja siin ta ütleb niimoodi, see on siis palveteekonna laul Saalomonilt. Kui Jehova ei ehita koda, siis ehitajad näevad selle kallal vaeva ilma aegu. Kui Jehova ei hoia linna, siis valvab valvur ilma aegu. Nüüd tegelikult üks asi, mis sul tuleb meeles pidada, kui me räägime üldse Jumala koja ehitamisest. See on see just, et ta ütleb küll, et ehita koda, laiemas võttes ka hoonet. Tähendab, asjad, mis me teeme Jumala riigis, nende asjade taga peaks olema Jumal. Amen. Ehk siis, et mis tähendab, et tema on nende taga, tema on nende asjade, nagu öeldakse, algataja, tema on andnud plaanid, tema on andnud eesmärgid ja põhjused, miks me teatud asju teeme. Nüüd, asjad ei peaks nii olema, nagu vahetevahel ka kristlikus maailmas on, et inimesed arutavad ja analüüsivad ja mõtlevad, mida me võiks teha, mis võib-olla oleks hea koguduses teha või mis oleks hea oma elus teha või mis iganes. Pannakse plaanid kokku, nii-öelda mõeldakse läbi, analüüsitakse, küsitakse nõu ja siis lõpuks palutakse, et Jumal õnnista nüüd ka neid plaane. Nüüd see on väga vale järjekord. Kõik hakkab sellest peale, et me peame küsima esiteks, mis on Jumala plaan. Ja Paulus näiteks palus ka just ka koguduste eest. Ja ta palus, et Jumal täidaks nad oma tahtmise tunnetusega, kõiges vaimlikus tarkuses. Näeb seda, et kui nad asju teevad, nad pealt teaksid, mis on Jumala tahe. Nüüd, siin on üks viga ka tegelikult, mis on kristlaste seas levinud. Vahetevahel öeldakse, et aga me ei tea ju, mis Jumala tahe, et see on nagu selline väga saladuslik ja aimamatu asi. Me täna loeme ka ühte kirja kohta, küll natuke teise kontekstiga seoses, aga Efese kirjas ta ütleb, et me ei peaks olema rumalad, vaid me peaksime teadma, mis on issanda tahtmine. Järelikult Jumal tahab, et me võiksime teada, mis on tema tahtmine. Nii et ta ei ürita seda meie eest peita, ta ei ürita seda saladuses hoida ja üks põhiline koht, kus sina saad teada Jumala tahtmise, on Jumala sõna. Nüüd see on niivõrd aluseline asi, aga väga paljudel kristlastel see ei ole selge. Et kui on mingisugune konkreetne asi nende elus on, mingi ka isegi probleem, nad mõtlevad, et aga ei tea, kas Jumal tahab mind selles asjas aidata või kas Jumal tahab seda lahendada. Kõigepealt vaata, mida Jumala sõna ütleb selle kohta. Mitte ei hakka arvama. Vahest mõni ütleb, et ma palusin selle asja pärast ja see ei sündinud. Näiteks palusin oma tervenemise pärast, palusin selle ise kolmanda asja pärast ja see ei sündinud. See vist äkki ei ole praegu Jumala tahtmine. Et kui me ütle, äkki ma tahan olla vahest nii-öelda vaimulikum, et ma ei ütle, et üldse ei ole Jumala tahtmine, aga et ei ole praegu Jumala tahtmine. Kas sellele kohta peab olema meil piibli printsiibi? Ja me näeme, kui me räägime tervenemisest, siis see on alati praegu siin ja kohe, sest et Jeesus on kandnud meie haiguse tõved. Nüüd, see ei tee paha seal natuke rääkida seda asja ka juurde. Mõni ütleb, et miks me siis ei näe seda kohe sündimas? Miks ei ole meie ümber kõik inimesed päästetud? Sest et nendel on ka oma osa selle asja juures. See ei ole lihtsalt automaatne. Piibel ütleb küll, et Jumal tahab, et kõik tuleksid tõe tundmisele. Aga kõik ei ole tõe tundmisele tulnud. Nendel on vaja teha ka valik. Ja selle valiku juures on eelnev üks asi ka. Selleks, et valikut teha, on vaja teada, et see valik on üldse pakkumisel. Järelikult siit tuleb üks oluline asi. Inimestel on vaja kuulda Jumala sõna.
ja ka kristlastel sageli, et asjad võiksid muutuda, on vaja kuulda Jumala sõna. Ja kui me läheme tagasi selle Jumala tahte juurde, siis ka inimestele, ka kristlastel on vaja kuulda, mis on Jumala tahe. Ja kui me räägime Jumala koja ehitamisest, siis ka meil on vaja õpetada sellest ja mitte lihtsalt asju teha. Ja näiteks ei ole paha tegelikult ka seda meeles pidada, et kui me räägime sellest, kuidas funktsioneerib kogudus või kuidas funktsioneerib näiteks ütleme lihtsalt isegi mõni firma või mingisugune organisatsioon või ma ei tea, külas mingisugune klubi või midagi taolist, siis need asjad erinevad väga kardinaalselt. Kui me räägime sellest, kuidas Jumala asjad funktsioneerivad, siis need asjad ei ole inimeste keskselt ehitatud. Sest et enamus, ütleme, kui me räägime niinimetatud demokraatlikust ühiskonnast, siis asjad käivad ju niimoodi, et sageli on, ütleme, kui on mingi, isegi kui me räägime riigi juhtimisest ja demokraatlikus ühiskonnas, siis vähemalt üritatakse seda tekitada mingil kombel, et inimesel nagu oleks võimalik sõna sekka öelda. Nüüd kahjuks ta päris alati funktsioneerib niimoodi, et see inimene ikkagi tegelikult saab midagi nagu väga palju öelda või midagi väga paika panna, aga siiski ta saab vähemalt hääletada, anda oma hääle, anda teada, mis ta asjast arvab ja mingil kombel ta siiski mõjutab seda nagu paremat süsteemi, ütleme hetkel ei ole. Aga Jumalaga seoses sul ei ole hääletamisõigust antud. Nüüd see ei kõla võib-olla hästi meie jaoks, sest me oleme harjunud sellega, et me tahaksime ikkagi ka oma arvamust öelda ja oma mõtteid välja käia. Sa ütlesid, et Jeesus on sinu issand. Ja kui me räägime, näiteks mõndale meeldib kasutada kirja kohta, Piibel ütleb ka, et Jeesus on kuningate kuningas. Ja siis mõndale meeldib tuletada meelde, aga kas sa ei ole märganud, et Piibel ütleb seda, et me peaksime kuningatena valitsema oma elus? Ja, peame küll. Aga kas sa märkad, et keegi on kuningate kuningas ka? Nii et selles mõttes see ei ole ainult küsimus selles, et sina kuningana valitsed oma elus ja teed, mis tahad ja mis sulle pähe tuleb. Sa pead sellele kuningate kuningale ka ennast alistama. Ja see panebki selle paika, et kui me räägime koguduses asjade ehitamisest, siis me ei küsi seda inimeste käest, me ei küsi seda, et nagu, mis kellegile meeldib, mis kellegile sobiks ja mis tundub põnev ja huvitav ja mis iganes asju vahest inimest küsida. Ja tegelikult selles on üks väga tõsine oht ka isegi. Paljud isegi, kellel meeldib lõpuaegade teemasid uurida, nad urgitsevad selle ümber, mis asi see 666 on. Ja kui sa hakkad uurima, siis tegelikult ilmutuse raamatus on isegi koht, kus seda on öelnud. Ja ta ütleb, et see on inimese number. Mis tähendab inimese number? Kui sa vaatad, siis üks asi, mida seoses lõpuaegadega ka hoiatatakse ja käiakse välja, on see, et inimene läheb trooni peale. Ehk siis väga paljud asjad ehitatakse selle keskselt, mida inimesed tahavad, kuidas neile meeldib, kuidas neile sobib, kuidas nemad tahaksid asju ja igatseksid asju teha. Aga kui me räägime Jumala riigist ja ka koguduse ehitamisest, siis selles on üks keeruline sõna, võib-olla sa võid meelde jätta, kaasest läheb vaja, see on teokraatia. Mitte demokraatia, vaid T-E-O kirjutatakse, teokraatia. See tähendab seda, et Jumal valitseb. Mitte inimene ei valitse. Demokraatia puhul siis üritatakse inimesel vähemalt anda võimalust nagu sekka öelda, aga me ütleme, et Jumal valitseb. Ja sellepärast ongi, et kui me ehitame kogudust, siis me peaksime kõigepealt teada saama, mis on Jumala plaan, mis on tema tahe, mis on tema eesmärgi. Ja kuna ma räägin tegelikult sellest samast teemast edasi, tões ja vaimus ülistamine, siis me räägime ka sellest just, et kuidas me peaksime siis ülistama Jumalat. Ja mis on see väga olulised alused, siis on see sama, mis Jumal sellest arvab. Tema on paika pannud, mis on tema jaoks aktsepteeritav, mis mitte. Nüüd vaata korra 1. Korintlastele 3.16. Ma kasutan mõningaid kirjakohti siin korduvalt ja see ei tee paha. Nüüd ma loen kohe sulle laiendatud tõlkes selle sama 16. salmi, aga kui sa jälgid meie eestikeelset tõlget, siis tegelikult, kui sa natuke analüüsid, siis need mõtted on seal tegelikult sees. Ja ütleb niimoodi, eks te tea, kas sa märkad, siis see on mitmuses, või ma loen siis laiendatud tõlget, kas te ei erista ega mõista, et teie kogu Korintuse kogudus olete Jumala tempel, tema pühamu ja et Jumala vaim elab teie sees alaliselt, et olla teis kodus koos kogudusena ja ka individuaalselt.
Nüüd siin on väga palju olulisi elemente. Esiteks ta ütleb seda, et me peaksime eristama ja mõistma, mida? Et kogu kogudus, seesama kohalik kogudus on Jumala tempel. Nüüd Piibel räägib, et me oleme osa Kristuse ihust. See tähendab seda üksikisikuna, sina oled osa Kristuse ihust, aga ka see kogudus, millest sina oled osa, on ka osa Kristuse ihust. Ja siin ta ütleb, et tegelikult kasutab teist sõna siis, et me oleme Jumala tempel. Ja me teame, et Piibel ütleb, et meie ihu on püha vaimu tempel. Ja sina nii-öelda siis isiklikult oled ka püha vaimu tempel, aga siin ta räägib kogudusest kui püha vaimu templist. Nüüd miks sellist mõtlemist meil on vaja, sellepärast, et see paneb paika ka selle, mismoodi me käitume ja tegutseme Jumala koguduses. Ja see ei ole päris ükstakõik, kuidas asjad toimuvad üldse koguduses. Eelmine kord ma kasutasin ka ühte kirja kohta, see on Timoteuse kirjas, ma otsin sellega välja, mul tuli see praegu meelde. Kohe otsime ta üles. Siin. Aha. See mul märkmete väline. Aha. See on esimene Timoteuse 3:14. Sest me peame seda kirja kohta käsitlema ka üldises piibli kontekstis. Uue testamendi vaatenurgas siis ta ütleb, seda kirjutan sulle, ehk ma küll loodan pea tulla sinu juurde, et kui ma viibin, sa teaksid, kuidas tuleb käituda Jumala kojas, mis on elava Jumala kogudus, tõe sammas ja alustugi. Nüüd ta räägib sellest, et see on oluline, et Timoteus teaks, kuidas peaks Jumala kojas käituma. Ja ta ei räägi niivõrd sellest hoonest, vaid ta räägib sellest vaimulikust kojast. Ehk siis, mida siis teises kirjas kohas nimetati templiks. Ja et me teaksime, kuidas tuleb käituda seal. Nüüd uues lepingus on Jumala jaoks väga olulised ka meie hoiakud ja suhtumised. Ja see on tegelikult keskne, kui me räägime üldse sellest Jumala kojas käitumisest, siis vahetevahel inimesed lähevad isegi ka kristlastena, uue lepingu kristlastena selliseks nagu natuke käsumeelseks. Ja nad, kui sa hakkad õpetama just need samad hoiakuid ja seda, et me peame austava hoiakuga Jumala suhtes käitumis vastama, inimesed nagu hakkavad nagu justkui nagu piltlikult kigivarvul kõndima, et kas ma seda nüüd tohin teha, kas ma seda võin ütelda või kas ma seda Jumal ei pane nagu see käske ja keelde selle jaoks paika, vaid tema tahab, et sul oleks õiged hoiakud ja need panevad paika sinu käitumise. Näiteks, kui me oleme rääkinud isegi sellest riietusest koguduses, ma tean, vahest mõne võib see tüütuks on muutuda juba, kaua te sellest räägite. Naljakas on see, et nagu öeldakse, me oleme pidevalt sellest rääkinud, nii kui suvi tuleb, siis ikka leidub keegi naisterahvas, kes tuleb kogudusse ja tal on seelik kuskil selle koha peal. Ja sääred on paljud siit alt. Ja see tähendab seda, et keegi ei ole ikkagi kuulnud. Nüüd sa küsid, aga mis selles on? Ta ilus nii-öelda peenike naisterahvas. Probleem on selles, et kuidas meil tuleb käituda Jumala koguduses ja Piibel ütleb, et peaksime olema sobivalt või nii-öelda viisakalt riietatud. Ja nüüd sa küsid, aga mis see nüüd tekitab? See annab ühe väga vale sõnumi selles kojas. Sest see ei ole selles kojas, see ei ole austav Jumalale ja nii-öelda see eksponeerib naisterahvast sellisel kujul, mis ei ole siin ilmselgelt Jumal mõelnud seda nimi. Ja see ongi seda teema ja see ongi nüüd see ei pane paika meil mingid käske ja keelde, et nagu öeldakse, iga ühe ukse peale nõidetakse sentimeetri rihmaga nüüd palju siis on põlvest üleval või põlvest allpool või midagi taolist. Küsimus ei ole selles, vaid kui su jaoks on tähtis see, et Jumala kojas saaks asjad õieti tehtud, sa tahad olla nii-öelda viisakas ja esinduslik ja ka teise külje pealt ka austada Jumalat, siis sa lihtsalt, su jaoks on nagu öeldakse need asjad paigas. Sa mõtled nende asjade peale juba kodus ja sa tead, mis see sobiv asi on nii-öelda. Aga nüüd see ongi sama teema just, et kuidas tuleb käituda Jumala kojas. Ja see motiiv läheb paika just selle südame hoiakuga, mitte käskude keeldudega. Sest nagu, siin on nagu erinevaid muidki asju, näiteks, ma olin hiljuti just ühel koosolekul, siin Tallinnas tegelikult, mitte meie koguduses, nagu jagamas ühe inimesena, paluti, et ma tervenemisest lühidalt jagaksin. Ja kui ma jagasin seal tervenemisest, lagasin põhipunktid ja mul oli kuskil 15 minutit aega
ja mul oli südames ka lihtsalt paluda väga konkreetselt asjade eest inimeste puhul. Ja kui ma hakkasin rääkima seal just sellest samast nimetame seda inglite teenistusest, kus siis Jumala ingel tuleb ruumi sisse, ma ei pruugi näha otseselt nägemusena seda või pildina, aga mul on väga selge teadmine, et ta on tulnud ja ta tahab kellelegi anda ühe uue organi ja selles situatsioonis oli selge teadmine, et Jumal on uus süda ühe inimesele, kellel on tõsised südameprobleemid tekkinud. Ja kui ma olin seda selgitamas ja rääkimas Petsata tiigi lugu, kuidas inglid tulid ja segasid vett ja inimesed nii-öelda otsustasid ka usus ammutada, kuidas ingel vahendas tervenemist tegelikult. Ingel ei tervenda, aga ta võib vahendada tervenemist. Ja kui ma rääkisin seda, siis mis äkkiselt hakkas toimuma, saali tagaosas hakkasid lapsed, paar last hakkasid lihtsalt ringi jooksma. Niisama mingisugune üksteise tagaajamine või mis seal iganes parasjagu käis. Ja just selles samas hetkes, kui ma seda olin rääkima, siis oli siuke nagu öeldakse, Jumala liiolu tulnud sinna just ka, et see sõna välja öelda ja see konkreetne inimene kuskil oli seal saalis ka, kelle jaoks see oli, ta võiks kinni haarata. Ja ma pidin nagu öeldakse lausa eemalt korrigeerima, ütlesin, et see praegu ei ole kohane, peatage need lapsed. Sa küsid, mis lapsed ei tohi siis ennast vabalt tunda või? Iva ongi selles, et me peame austama Jumala ligiolu ja Jumala tööd. Ja isegi lapsevanemad peavad sükest asjadele peale mõtlema. Ja sa ütled, kõik on ka keelatud kogudes, midagi ei tohi teha, lapsed ei tohi joosta ja riides ei tohi vabalt enam olla. See ei ole käskude keeldude küsimus. See on see, et me tahame austada Jumalat ja teha asju nii, et Jumal võiks ja tahaks ja sooviks liikuda meie seas. Amen. See on see, mis paneb selle standardi paika, kuidas me võime käituda Jumala kojas. Ja kui ma need peatasin, sest see Jumala liigiolu on Jumala ei lahkunud, siis me peame aru saama, täna jõuan ka ühte kirja kohta, kus teatud vale käitumine võib põhjustada seda, et Jumala liigiolu võib lahkuda ja imed võivad jääda täiesti sündimata. Just selle sama vale käitumise pärast Jumala koguduses. Need valed hoiakud selle asja taga, kohe me näeme seda ka kindlasti. Aga kui ma peatasin seda ja ütlesin selle välja, üks naisterahvas tuli ette ja Jumala vägi tabas seda täiesti totaalselt nii-öelda. Ja ta võttis vastu oma tervenemise ja ma usun, et Jumal pani talle uue südame. Ja see mõttes ja ma ütlesin ka, et sa hoia sellest usus kinni ka, et see on see oma, see kuulub sulle. Nüüd saad aru, Jumal saab sellistel viisidel teenida, kui meil on selleks õhkkond. Ja isegi mis iganes kontekstis, kui inimestel alati ei ole kõigist detailidest aru, me saame luua selle keskkonna, selle õhkkonna, kuidas tuleb käituda Jumala kojas. Amen. Nüüd lähme vaatame, kuna me tegeleme ikkagi ülistuse kiitusega, kõrval hüppeid teinud. Johannese 4.19. Nüüd siin Jeesus on rääkimas selle naisega kaevu ääres. See on väga huvitav, et Jeesus just seda naist kõnetab siin. Samas, kui me võime aru saada, et tema elustiil ei olnud, nagu öeldakse, kõige kenam ja kõige viisakam, et oli, nagu öeldakse, tal oli mitmeid mehi olnud ja nüüd elas lihtsalt vaba suhtes ja võime aru saada, et ikka asi oli ikka paras jama ja segadus oli tema elus tegelikult. Nüüd aga me näeme, et tal oli ikkagi üks küsimus õhus, isegi sellisel viisil elades oma asjades. Ja vaata nüüd, ta ütleb niimoodi siis 19. Naine ütleb temale, isand, ma näen, et sa oled prohvet. Nüüd ta lõi välja selle faktid, et ta elab lihtsalt ühe mehega koos ja tal on mitu meest ennem seda olnud juba. Nüüd aga ütleb, et meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel ja teie ütlete, et Jeruusalemmas olevat paik, kus tuleb kummardada. Nüüd ta toob välja ühe vaidluse või vaidlusküsimuse, mis oli samaarlaste ja juutide vahel selles ajastus, ehk siis vana lepingu ajastus tegelikult. Ja küsimus või see vaidluse küsimus oli see, et kus tuleks Jumalat ülistada. Ja kas sa märkad, see tegeleb millega? Väliste asjadega. Kus on see koht, kus seda peaks tegema. Ja siis Jeesus vastab temale ja ütleb, Jeesus ütleb temale, naine, usu mind, et tund tuleb, mil te ei kummarda isa ei sellel mäel ega Jeruusalemmas. Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest õndsus tuleb juutidelt. Aga tund tuleb ja on nüüd, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Nüüd, kas sa märkad, esimese asjana ta ütleb, mida ta ütleb kõigepealt välja? Et tund tuleb, mil te ei kummarda isa ei sellel mäel ega Jeruusalemmas. Me näeme siis, et
uue lepingu ülistus on see, millest ta räägib. Selles ei ole see koht, see füüsiline koht enam, nagu öeldakse, see määrava element. Vahest mõned mõtlevad, ma pean tulema kirikusse või kogudusse, et nii-öelda kohtuda Jumalaga. Nüüd sa võid seda väljendit kasutada, kui sa tahad, aga tegelikult sa ei pea tulema kogudusse selleks, et Jumalaga suhelda või Jumalaga kohtuda. Või Jumalat ülistada. See ei ole selleks tingimata vaja, see ei ole vale seda teha selliselt. Aga see ei ole tingimata enam see hoone või see ruum ei ole selle jaoks, et Jumalat ülistada tingimata vajalik, sest et see hoone moodustub nendest inimestest, kui nemad tulevad kokku. Ja kui me kogudusena koguneksime kuskil hoopis teises hoones, siis see on jällegi see sama koht, kus me võime tulla ülistada Jumalat. Amen. Või kui sa oled isegi mõne teise koguduse või mingil teisel konverentsil, kus on Jumala sõna jagatakse, sa tuled sinna jällegi kohale, see on jälle sobiv hoone, kus Jumalat ülistada. Aga nüüd me näeme siis, et enam see koht ei ole see, mis on see uues lepingus see määr, see füüsiline koht siis. Ja siis teine element, mis ta toob välja, ta ütleb, et aga tund tuleb ja on nüüd, et tõelised kummardajad. Nüüd ma kasutan igaks juhuks kaasaegsemat sõnu, et sa teaksid, et esimene on seda, ta räägib tõeline, see kummardama siis räägib tegelikult ülistama, enamus tõlked tõlgivad selle sõna ülistama. Siis tõelised Jumala ülistajaid kirjeldada. Uue lepingu tõelist Jumala ülistust kirjeldab Jeesus. Need on Jeesuse sõnad ja meil tasub meeles pidada, see on nüüd eeskuju, need on need standardid, mis Jumal on paika pannud uues lepingus, kuidas peaks tõeliselt Jumalat ülistama. Amen. Väline ei ole see määrav asi, ehk siis see koht, vaid siin on midagi muud, mis ta välja toob. Ta ütleb esiteks, ta ütleb siis, et need kummardavad ja ülistavad siis isa vaimus. Esimene asi on siis ülistavad või kummardavad siis isa vaimus. Nüüd me näeme siin, et siin on tegemist siis, meie tõlge kasutab siin sõna vaimus väikse tähega. Nüüd aga, kui sa natukene oled kursis, siis kreeka keeles ei olnud tegelikult tol ajal vähemalt suuri ja väikseid algustähti ja tegelikult meil on natuke vabadust tõlgitseda seda nii suure kui väikse tähega. Ja nii siis suure tähega tähendab seda, et see on püha vaim, kes on inspireerimas, ehk siis vaimus. Piibel kasutab uues lepingus päris palju meil sõna vaimus asjade tegemist, ehk siis see viitab püha vaimu juhtimisele, püha vaimu nii-öelda juhatusele ja püha vaimu teadlikkusele, ütleme ka just see vaimus, see, et sa tead, et püha vaim on kohal. Siis ta räägib, et ülistus lähtub sellest samast siis, et sa oled teadlik pühast vaimust, sa oled lased püha vaimul ennast juhtida. Amen. Nüüd see on uue lepingu üks väga oluline domineeriv element. Nüüd me peame meeles pidada, kes küsid, kas see tähendab ka võõrastes keeltes ülistamist. Ühe osana kindlasti. Aga kõige rohkem see tähendab just seda, et sa järgid seda, et püha vaim on sind juhatamas selle asja juures. Sa oled teadlik sellest, et püha vaim annab sulle juhiseid, kuidas ülistada. Nüüd see on selle asja juures väga oluline domineeriv element. Sest me näeme, Paulus ütleb ka, et ma tahan laulda vaimus ja tahan laulda mõistusega. Me näeme, kuidas ta räägib vaimus asjadest ennem ja siis ta räägib ka nii-öelda mõistusega asjadega tegemisest. Aga kõigepealt räägib vaimus asjade tegemisest. Et see peaks olema domineeriv ja väga määrav asi see, mis tuleb sinu südamest esile. Nüüd see sõna vaimus, me võime vaadata seda ka kui väikse tähega siis. Ja see selles kontekstis ilmselgelt viitab inimese vaimule ehk siis sisemise inimesele või ka teine väljend, mis on südamed. Tähendab seda, et sinu süda on sellega kaasas ehk siis see ülistuse väljendus hakkab peale sellest, mis on sinu südames toimumas. See on väga, väga oluline neid asju meeles pidada, kui me räägime Uue Testamendi ülistusest ja ka kiitusest ka muidugi. Ja siis teine asi, mis ta toob välja, on tões. Nüüd Jeesus ütleb ka, et Jumala sõna on tõde. Ehk siis me võime öelda seda, et see on väga oluline see, et kui me laulame, see on siis väljendud, see kiitus või tänu või ülistus on väljendud Jumalale, see peaks olema tões ehk siis tõele vastav. Sellepärast on oluline, missugused on ülistuslaulude tekstid või kiituslaulude tekstid. See ei ole ükstakõik. Sel inimesel tuli hea tunne ja tal on toredad emotsioonid, toredad mõtted olid, ta pani midagi kokku. See ei ole see, mida ta räägib. See ei pruugi alati tões olla. See peab minema kokku Jumala sõna põhiprintsiipidega. See peaks sellest lähtuma. Tões. Jumala sõna on selle asja taga.
Sellepärast ka isegi, mis sa ise kuulad, ütleme, ülistuslikku muusikat, kui sa saad ikkagi, ütleme, ma ei ütle, et ainult kõik on inglise keeles, aga päris sageli on, ütleme, on päris palju kristlikust muusikast inglise keeles, siis kui sa saad sellest ikkagi ise aru, siis on sul hea ka jälgida seda, et sa nagu ei neela enesesse sisse mingit sükest uskmatust ja hirmu ja segadust ja mingit imelikku emotsiooni ja mis iganes, mis on kõik nendesse tekstidesse pandud. Kahjuks on sükest kristlikku muusika ka olemas, kus lauldakse lihtsalt mingit emotsiooni, mingisugust tunnet, et nagu elu on vahest halvasti ja koledasti ja ei tea, kuidas meil lähevad ja kus me üldse jõuame ja seda igast kahtlusi ja igasugust asju. Mina olen nagu selles mõttes nii harinud, kui ma midagi sellist kuulen ja kui see on minu meelevallast seda lülitada välja, siis ma lülitan selle välja. Ja ma nii-öelda ei kuula seda, kui see on minu nii-öelda määrata. Või kui ma satun selle asja juurde korduvalt, siis ma lihtsalt ei pane seda endale mängima. Kõik. Nüüd see ei tähenda seda, et me peame pahatahtlikud või nii-öelda suhtuma väga negatiivselt inimestesse, kes võib-olla ei ole valgust või teatud asjadest arusaamist ja sellepärast nad laulavad sükst asju. Vahest meil tuleb olla kas abiks või õnnistuseks või kuidagi nendele inimestele samamoodi, kui sul võimalus on. Aga selles mõttes, et sa ei saa niisuguseid asju just pidevalt panna omal kodus muusikana mängima ja ennast sellega toita, sest saame aru, muusikal ja ka tekstil on väga oluline omadus. See, mida sa korduvalt kuuled ja eriti ka, kui see lauluna lauldakse, see tuleb sulle meelde, sa sageli hakkad seda ise ümisema, seda kaasa laulma ja see nii-öelda, see saab sinust osaks tegelikult lõpuks. Ja sa hakkad, nagu öeldakse, tegema kas kompromisse või ütleme, no mis selles ikka on paha, no laulavad seal mingisugust natukene uskmatust, aga ikkagi nii hea viis on ja kuidagi nii meelde jääb viis on ja ei, see ei ole tões, see kahjuks ei sobi. Nüüd mitte sellepärast, et meie oleme pahased selle peale, sellepärast, et meile ei meeldi. Jeesus ütles, et see peab olema tehtud tões. Jeesus ütles, tema ütles seda. Ja kui ma saan aru, kui inimestel ei ole valgust või arusaamist, siis sa ei saa seda kohe eeldada, aga kui sul on juba mingi valgus ja arusaamine Jumala sõnast, siis me peame valima. Ja ma tean vahest inimesed, kes puutuvad sellega kokku, kuidas me isegi kogudusse ülistuslugusid valime, ütleme erinevad kogudused need tõlgivad või sageli on, ütleme tõlkelood väga paljud. Ja ütleme, käiakse välja ja siis me alati kuulame need läbi ja vaatame, mis see esinejana siis nagu sisaldab. Ja vahetevahel, vaata on ka selline asi, kuna me jõuame hiljem ka ühe kirjakoha juurde, ka see muusika on oluline, mis päritolu see on. Küsid, mismoodi, kas on võimalik õige tekst ja vale muusika panna? Kahjuks on. Tänasel päeval on meil nii-öelda tehnilised vahendid, kus sa ütled sellele, mis iganes, ma nimetan seda aparaadiks, see on väga keeruline öelda, küll on see arvutiprogrammid või kuidas iganes. Ütled talle ette, et tee mulle selline laul sellistel teemadel, võid isegi osa tekstist ette kirjutada ja tee ta sükene, mis iganes, meloodiline pop või mida iganes ja tee sükest asja ja ta nii-öelda teeb seal surra-murra ja teebki sulle selle valmis. Nüüd kõik oleks nagu hästi. Tekst on võib-olla korrektne, aga muusika päritolu ei ole korrektne, sest see ei ole tulnud vaimus. Piibel ütleb, et me peaksime, meie südamest peaks tulema meloodiad esile, kui me räägime ülistusest. Nüüd samas, kui me muusikaga ka kokku puutume, ma ei saa öelda, et see kuradist on midagi taolist, ma ei hakka seda ütlema seda, aga lihtsalt sellest ma räägin, kui me tahame, et Jumala ligiolu võiks olla meie elus ja kui me valime ka ülistusse, siis see on kristlasena tänasel päeval mitte see, et me oleme paranoilised kõige uue vahendite suhtes, ma ei ütle seda. Sest et tehnikavahendeid ja asju tuleb väga palju igasuguseid juurde ja igasuguseid leiutisi asju, kus tänasel päeval tehniliselt on võimalik väga ime asju teha valmis, kui sa natukene oledki need asjadega kursis. Isegi ülistusega on tegelikult sageli, isegi ma ei tea, mõnest kogudused vist väidetud isegi kasutavad neid, kus pannakse ülistuslauljad ette ja te ei oska päris täpselt nooti laulda ja siis seesama käib ka arvutist läbi ja nende hääled ja nende noodid pannakse täpselt korrektseks kõik plaksti automaatselt ja laulavad nagu filigraanselt nii-öelda. Sellised tehnilised asjad on kõik olemas. Nüüd, kas neid ei tohi kasutada? Võiks mitte. Aga me räägime sellest, mis lähtub meie südamest just. Et see peaks tulema vaimus ja tões. See tuleb siis meie südamest esile, meie vaim on selle asja taga, see nii muusika kui ka tekst peaks tulema Jumala käest. Ja see on see, mis sobib ülistamiseks. Ja Jumal on öelnud lihtsalt, et
see peaks toimuma nii-öelda, me teeme need meloodiad oma südames. Kui Jumal ütles nii, kes olen mina, et nagu öeldakse määrata, aga mis see ikka on, kaasaegsed inimesed oleme, kasutame seda teist, kolmandat, põrvandat. Võime kaasaegsed inimesed olla, aga Jumala ülistusse see kahjuks ei sobi. Sest et see on selline poolik asi. See on nagu, mis mõttes poolik? See on selline nagu öeldakse nii ja naa, nagu ma tõin välja selle sama Vanasõna Testamendi pildi, mis on näha, kuidas kõik Jumala koja varandused, mis olid siis algselt kullast, kõik need kõik vahendid, asjad, mis nad kasutasid, milleks nad kasutasid Jumala teenimiseks ja ühe osana ka Jumalale ohvrite toomiseks vanas lepingus. Ja uues lepingus on ka meie ohvriga on ka kiitus. Ja see pidi olema tol ajal teostatud kullast asjadega, ehk siis selle ehtsate asjadega, mis Jumal oli paika pannud. Tänasel päeval samamoodi ülistus ja kiitus peab olema tehtud kullast asjadega. Ehk siis see kullast on see, tegelikult peaks olema see, mis sinu südamest lähtub, ehk siis Jumal on paika pannud. Ja see ei ole nokkimine, see ei ole vanameelsus, see ei ole see, et sa ei taha uute asjadega kaasa minna, vaid see on see, et sa tahad teha asju korrektselt, sest kui Jumal on ehitamas koda, siis tuleb teha seda nii, nagu tema ütlenud. Nüüd see võib tekitada pahandusest niisi ja väga võimalik võib-olla, et mõni inimesele ei meeldi see jutt, isegi mis ma räägin. Sa oled nii vanameelne ja sa üldse uuendustega valmis ei ole ja mis iganes ja tead sa see jutust ja teeb seda teist. Ma ei maini ühtegi nime ja see ei ole minu ülesanne hakata kedagi nimesid paika panema, see ei ole minu volitustes. Amen. Aga kui me peame valikut, mis puudutab kogudust ja puudutab ülistust, siis see peab olema midagi sellist, mis on tulnud inimesele tema südames, püha vaim on selle inspireerinud nii muusika kui ka teksti. Amen. Ja see ongi lihtsalt seesama. Ma tean, see on juba tänasel päeval tegelikult vaidlusteemaks kujunenud ja kristlikus maailmas isegi kohati selliseks kakluse teemaks kujunenud. Mina ütleksin, mida piibel ütleb. Me võime kakelda nii-öelda piltlikult selle ümber, aga kui ma näen väga selgelt ja piisavalt selgelt piiblis on see väga selgelt paika pandud, siis meil pole mõtet nagu see kakelda selle ümber. Ja ma ei arva, et inimesed, kes sellised mingisuguse masina poolt tehtud laulusid laulavad või teevad, et nad lähevad põrgus. Kindlasti mitte. Ja ma ei ütle seda, et nagu Jumal ei ole üldse sellistes kogudustes, kui seda kasutatakse, aga iva on selles, kui sa oled vaske kasutamas, siis see sama Jumala ligiolu ja see tase, mis Jumal saab teha, see on piiratud. Ja see on sageli, kui Jeesus, see sama raamat, mille ma viitasin, see plaanid, eesmärgid, taotlused ilmus ja kõnetas teda nendest teemadest, siis ta tõi välja väga selgelt ühe teema, mis tänasel päeval on ka tegelikult probleemne, on see sama plaksutamine Jumalale. Ehk siis ülistuseks plaksutamine lausa. Ja ta adresseeris seda, Jeesus isiklikult adresseeris seda, et me ei näe selliseks otstarbeks plaksutamist isegi vanas lepingus kasutatuna, vaid me näeme seda küll plaksutamist, mis on nii-öelda kiituse osa, kui nii-öelda kas või rütmipill või kuidas iganes tahad nimetada. Aga ta ei räägi kuskil, et me ülistame või kiidame Jumalat aplausiga. Selle me võime inimesele anda, keegi tuleb meile külaliseks kõnele ja ütleme, et tervitame teda aplausiga, ei ole midagi selles valet. Aga öelda nüüd, teeme nüüd ühe aplausi Jumalale, see ei ole kohane. Miks? Sest Jumal ei ole väärt nii lahjat asja. Jumal on väärt meie südamest tulevat kiitust, kus me tõstame oma käed, nagu piibel ütleb, ja anname talle ülistust. Nüüd, mõni võiks öelda, et miks sa nokid sükeste asjade kallal? Kui me tahame kulda, siis me peame kulda võtma. Kui me oleme vasega ka rahul, siis pole midagi teha. Aga mina ei ole rasega rahul. Ma räägin võrdpildina, selleks peab aru saama neid eelmisi jutlusi, mis ma olen rääkinud sellest samast seeriast. Siis sa saad aru, millest jutt on. Ja sama, kus toodi see vask või tegelikult algselt isegi oli pronks tegelikult, mis iganes. Toodi sinna Jumala kogudusse tol ajal ja üritati sellega teenida Jumalat, aga Jumalale ei sobinud see. Ta ei kirjutanud selle alla. Ja muuseas, see võrdpilt on jällegi Jeesuse käest otse Kenetegin saanud sellest sama nägemuse kaudu. Ja muuseas, see piiblis ka sees muidugi meil. Et see ei ole nii-öelda minu leiutis või midagi taolist. Okei. Nüüd, nii siis läheme tagasi siia. Me oleme Johannese 4:23 siis. Jah, et siis nad kummardavad siis ehk ülistavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Kas sa märkad, et Jumal lausa otsib neid?
meil on väljendid Jumal otsib kedagi, on piiblis veel paaris kohas ja räägitakse just sellest, et Jumal otsib kedagi, kellega ennast võimsana näidata. Ja siin ta otsib ka kedagi, kes vaimus ja tões just õieti teevad seda. Ta otsib neid ja ta igatseb selliseid inimesi. Ja ütleb, et tõelised kummardajad teevad seda. Järelikult need, kes sedasi ei tee, ei ole tõelised kummardajad. See on lihtsalt nii blank. Amen. Aga see on tegelikult siin kirjas. Okei. Ja üks asi veel. Ära kasuta seda materjali, mis ma jagan siin, selleks, et kedagi kritiseerida, kedagi maha teha, kellelegi näpuga näidata. Me ei tohi võtta Jumala sõna sellise hoiakuga või sellise suhtumisega. Ei, see on selle jaoks, et meil ise või vaja korrigeerida, häälestada ja et me teeksime asju õieti. Et kui sa puutud kokku ühe või teise või kolmanda asjaga, mis tehakse ühes või teises koguduses või kuskil kohas, siis ära võta sihukest hoiakut, imelikud on, mis on niimoodi teevad. Ei, see ei ole, Jumala sõna ei olnud selle jaoks, et sina nende peale näitaksid. Jumala sõna on selle jaoks, et sina iseennast seaksid õiesti häälde ja Jumal tegeleb nendega ise. Amen. Küll Jumal oskab nende kogudustega tegeleda, oskab nende koguduse juhtidega tegeleda, oskab nende inimestega tegeleda, aga kui meil ei ole nagu öeldakse meelevalda või voli nende üle, siis ärme hakka neid nagu öeldakse nii-öelda paika panema. Või neile nii-öelda kõike ütlema, nii-öelda, mis nemad peavad tegema. Küll Jumal oskab leida selle viisi, kuidas see arusaam nendele jõuab. Amen. Ja me oleme kristlikus maailmas ja see on vägagi nii-öelda kirju vahest. Ja igast asju tehakse, mingit moodi tehakse asju ja sa pead oskama olla tark nende asjade keskel ja sees ka, kui need asju tehakse ja mitte olla isegi häiritud või mitte olla, nagu öeldakse, kuidagi totaalselt liimist lahti selle pärast. Ma toon paar huvitavat asja, see ei üldse paha siin. Näiteks kui Keith Moore käis Eestis, ma võib-olla lähen juba liiga täpseks, aga okei. Jätame natuke laiemaks selle asjaga. Tähendab, ülistuse sees oli ka tossumasina läksid käima. Ta ei lasknud ennast absoluutselt sellest häirida. Neid nagu ei oleks üldse olnudki. Ta tegi seda, mis oli vaja. Õpetas Jumala sõna, teenis Jumalat ja läks ja tegi oma asja ära. Ja see ongi see meie tarkus. Me ühtegi tossumasinat tema koguduses sa ei näe, sest et meil on Jumala auhiilgus, meil ei ole vaja tossu lasta. Aga selles mõttes ongi see, et meil peab olema tarkust, isegi kus tehakse ühte või teist asja. Sa küsid, mis see tossumasinat halba on? See on jällegi maailmast võetud show element tegelikult väga sageli, kus asju kopeeritakse. Või vahest isegi näiteks, me ei ole ka sihukest asja õnneks praktiseerinud siin ka, kus mõndes kogudustes on see, kui ülistus on käimas ja lava on kõrgem, siis ülistuse ajal inimesed jooksevad lava ette või mitte jooksevad, lihtsalt tulevad isegi sinna lava ette ja ülistavad seal Jumal. Mis selle harba on? Kus see pärit on? Kus sa oled näinud sihukest asja? Ma loodan, et sa väga palju ei näinud, kus kohta sa käinud, kui lähed nii-öelda rock-kontserdile, siis seal samas lava all on ühed kiljuvad või hüüdvas või karjuvad või käega vehkivad või seganes inimesed ja jooksevad just sinna lava ette. Nad ei suuda nagu oma koha peal lihtsalt ülistada Jumalat. Et meil pole mõtet selliseid asju kopeerida järgi. Amen. Seda maailma ei ole meil vaja kogudusse. Las nad teevad oma kontserdil, mis nad teevad seal parasjagu, aga koguduses peaks toimuma Jumala ülistamine. Amen. Ei mingisugust show'd, ei mingisugust asja. Ja mõni ütleb, aga sa jääd liiga vanameelseks lõpuks niimoodi, et sa oledki kuskil, ma ei tea, 50 aasta pärast täiesti nagu mingisugune kuskilt täielik vanur. Nüüd on mõningad asjad, millega Jumal ei ole probleeme. Kui mõtled selle peale, mis moodi ütleme, teatud pillid või pillide kasutus on muutunud ajas ja muusika kõla on muutunud ka ajas tegelikult. Kui sa mõtled isegi tagasi, mis tehti näiteks eelmise sajandi alguses, mis koguduste muusika, ütleme, kuidas ta kõlas, mis pillid olid enamasti, siis tänasel päeval on see ikkagi väga teistmoodi juba. Nüüd, kas selles midagi on halba, kuna see ei ole oluline element tegelikult. Põhiline on see, et toimub vaimus ja tões. Ja seda oleks võimalik teha ka täiesti niinimetatud klassikalise oreliga. Põhiline on see, et sellel oleks õige sisu ja inimesed oskaksid oma nii-öelda südame sellega haakida. Vahest inimesed võib-olla liiga vanaaegse muusikaga nad vahest ei oska haakida ennast. See on see võib-olla probleem. Nad ei oska võib-olla kaasa laulda. Olgu sellega, kuidas on. Okei, me hakka sinna nii palju pidema, aga niisiis, et ärme lase nendes asjades ennast nii-öelda joosta tagasi valedesse kohtadesse maailmast asju sisse tooma. Okei. Ja siit ütleb, et Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, need peavad vaimus ja tõest teda kummardama. Kas sa märkad, ta toob siia huvitava elemendiga sisse, et Jumal on vaim. Me näeme siis, kuidas ülistuse kiituse juures on just see sama teadlikkus sellest, et Jumal on vaim, et see toimub vaimus need asjad.
et kõige väline ei ole oluline. Kogu see show või midagi taolist, see ei ole määrav element. See, mis toimub vaimus, see, mis toimub sinu südames ja mida püha vaim on inspireerimas. Amen. Nii, vaatame Efesastele 5:15. Efesastele 5:15 ja siin tegelikult see kirja kohta hakkab ka tegelema kiituse ülistusega mingis mõttes. Ta räägib küll ühest olulisest küljest siin. Ta ütleb siis, vaadake hästi, kuidas te elate, mitte kui rumalad, vaid kui targad. Ta ütleb, et me ei pea olema rumalad, vaid me peaksime olema targad. Ja mis ta edasi ütleb? Pidades aega kalliks, sest päevad on kurjad, seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine. Sa märkad, me võime mõista, mis on issanda tahtmine ja mitte jääda rumalaks. Aga siis ta ütleb edasi, ärge joovastuge viinast. Ma arvan, et sa tead, see on siis kaasaegsemas keeles see sõna on vein. Nüüd juhin su tähelepanu, see sõna joovastuma on tegelikult, see viitab, ärge jooge purju. Ma ei hakka sellesse teemasse minema, aga natukene uuri piiblit nendes asjades ja tee enda jaoks need asjad ka selgemaks. Aga lähme tagasi nüüd. Ütleb, kust tuleb õnnetu elu siis? Millest tuleb õnnetu elu? Sellest, kui inimesed joovad ennast veinist purju. Mõned tõlked tõlgivad tegelikult niimoodi seda asja, et sellest tuleb ohjeldamatu nautimine. Ohjeldamatu nautimine on seesama asi, just see õnnetu elu. See tähendab seda, et see inimene ei oska enam mitte mingisuguseid piire, mitte mingisuguseid raame panna, ta on ainult kogu aeg pilves. Nüüd lähme tagasi. Nüüd ta võrdleb seda millega? Vaid saage täis vaimu. Nüüd ma tean, mõndele inimestele see ei meeldi, et püha vaimuga täitumist võrreldatakse alkoholist purju joomisega. Aga sellele tuuakse üks positiivne element. Selles mõttes, et ta ütleb, et seda ei peaks tegema, ennast alkoholist purju jooma, vaid selle asemel peaks millegi muuga ennast täitma. Või siit tuleb mulle ikkagi meelde üks vana traktaat, mille nimi oli Mis täidaks tühimiku. Ja seal oli selline pildikene illustratiivne tehtud, kus see noormees vist oli seal pildi peal just joonistatud, selline käsitsi joonistatud. Ta tõstis oma särgi üles ja see kõht seest paistis läbi. Seda aru, see on piltlikult, eks ju. Ja tema see on tühimik. Ja inimesed üritavad mida täita see tühimik, millega täita? Alkoholiga. Aga ta ütleb, et täida see püha vaimuga. Ehk siis tegelikult kõigepealt on vaja päästetud saada ja siis Jumal tahab välja pakkuda seda, et sa saaksid täis vaimu. Nüüd siin on üks huvitav fraas, mida tasub ka selle kirjakoha juures meeles pidada. Ta ütleb, saage täis vaimu. Algtekstis tegelikult me võime tõlkida, olge pidevalt täitumas vaimuga. Me näeme seda, et see on üks pidev nii-öelda, olge jätkuvalt täitumas vaimuga, olge jätkuvalt täitumas vaimuga. Ja see ütleb, et ja nüüd ta ütleb, mismoodi see toimub. Nüüd see räägibki tegelikult Uue Testamendi ka ülistusest ja kiitusest ja ühest osast sellest. Ta ütleb siis rääkides isekeskis. Nüüd see sõna isekeskis tähendab siis omaette. Psalmide ja kiituse viiside ja vaimulike lauludega lauldes ja mängides kannelt issandale oma südames. Nüüd see viimane fraas, ta eesti keeles tegelikult ei ole pahasti tõlgitud, ta kõlab huvitavalt, aga enamus tõlkid tõlgivad selle tehes meloodiaid issandale oma südames. Seesama kannel on siltlikult sinu südames, kus ta iganes siis võiks olla, ja sa mängid selle kandle peale, ehk siis ta teed meloodiat. Tähendab, see lähtub sinu südamest, seesama meloodia. Ja nüüd ta räägibki siin just kahest asjast või kahest just alast. Üks neist asjadest on siis esiteks, sinu suust tulevad esile siis psalmid. Nüüd, meil on psalmidest näide Vanas Testamendis olemas. Paljud tõlked isegi kasutavad meil eesti keeles ka vist isegi kasutava aeg-alt. See, mis meil laulude raamatuks vahest nimetatakse, seda nimetatakse ka psalmideks. Ja me teame tegelikult, et Taavet olles Jumala ees sai need samad laulud või psalmid ja ta siis arvatavasti ka laulis need välja. Sest me teame, ta oli pillimängija ka, ta mängis ka. Tema oli ka siis see, kes kannelt mängis, ta vist ei mänginud kannelt päris, ta mängis midagi harfisarnast, aga mini ütleme harfisarnast, sest teil tollagne pill, see mis ta mida sõrmitses. Aga ta kiitis ja ülistas Jumalat selle pilliga. Ja
need samad psalmid tulid esile, nüüd samast, kui sa loed ka neid Taaveti kirjutatud psalme või neid laule, siis see on ka midagi sellist, mis on siis vanas lepingus, Jumala vaim inspireeris teda. Nüüd tänasel päeval sa pead näiteks, kui sa loed neid Taaveti psalme või laule, sa pead jälgima seda, et on mõningaid asju, mis ta sealt ka välja räägib, mis uues lepingus on, Jumal on midagi on juba teostanud, midagi on ellu viinud ja mis ei ole päris, et sa ei pea enam neid päris niimoodi laulma või sa päris niimoodi ütlema. Mitte, et see oleks maha kantud, vaid me peame vaatama seda, kus kohas me täna oleme. Seal on mõningad erinevaid asju, mis kõlavad tegelikult tänasel päeval vägagi nagu enese maha tegemisena või. Aga neid ei ole õnneks väga palju, aga päris suures protsendis need on väga head asjad ja selles mõttes sa pead lihtsalt Uue Testamendi konteksti nad panema, muude midagi. See oli tollel ajal ka väga head õiged asjad tegelikult. Ta nii-öelda käis selles, mis temal oli see vana leping siis. Ja nüüd ta ütleb seda, et me võime rääkida psalmidega. Mismoodi see siis välja näeb? Kas sa märkad, et see kirjakoht ütleb seda tegelikult, see on räägitud kõigile. Me saame sellest aru, et ärge joovastuge viinast, kelle kohta käib? Kõigi kristlaste kohta, eks ju. Saage täis vaimu, räägib kõigi kristlaste kohta. Ja nüüd hakkab kirjeldama, kuidas see peab toimuma ja see järgmine sõna on ka kõigi kristlaste kohta. Sina võid rääkida omaette olles psalmidega. Nüüd ta ei mõtle siin seda, et ma nüüd õpin ilusti laul 23 vähe ja hakkan seda ütlema, et Jehova on mu karjane. Nüüd see võib sind aidata. Selles mõttes, et hakkad sellest nagu peale, see hakkab voolama. Aga sageli püha vaim, nagu öeldakse, annab ja inspireerib sulle ja laseb sul rääkida välja psalmides midagi, mis ei ole sõna-sõnalt samamoodi teksti piiblis võib-olla kirjas, aga mis on mingil määral on ta profeteerimisega sarnane. Ta ei ole päris profeteerimine, ta on psalmid. Ja kui sa küsid, kuidas seda käib, usus hakkab peale. Nüüd hea on selles mõttes, et sa nii-öelda harjutad ennast sellises voolama võib-olla sellises kodus isiklikus ajas, sest ta ütleb, et ise keskis, ehk siis üksinda oles. Lähed Jumala ette ja kuidas see hakkab peale. See on, nagu mina olen rääkinud, hea võrdpilt, paljud teised on kasutanud. Kui me räägime prohvetlikust kõnest, siis see on sageli just ka nagu üks vaip, mis on alguses sul rolli sees. Ja sa teed selle esimese ääre lahti, ütleme, seal on näiteks mingi muster käsigi peal selle vaibal. Ja nüüd sa hakkad seda lükkama ja see muster tuleb järjest välja aina rohkem, kui sa oled selle esimese otsa juba ära näinud, siis tuleb järgmine osa ja järgmine osa. Samamoodi on ka selle psalmidega. Jumal annab sulle südamesse näiteks mingisuguse teema või isegi pealkirja selle asjale, selle psalmile. Ja nüüd sa hakkad usus rääkima välja neid asju. Ja sul tulevad järjest sõnad, järgmised fraasid ja asjad ja see tulebki psalm. Kui sa oled inimene, kes laulda oskab või selles mõttes võib sinna viisi juurde panna Jumala käest, sa võid seda ka teha sinna. Kui sa ei ole otseselt väga laulja või tugevalt ei tunne, siis sa võid seda rääkida. Sest siin ta ütleb ka rääkides küll. Kas pole nii? Amen. Nüüd kuidas ma võin ka sellest samasse sisse astuda praegu siin samas. Lihtsalt kuulata, mis Jumala vaimul on praegu siin selles situatsioonis südames. Et kuna see ei ole profeteerimine päris, profeteerimine on midagi sellist, mis sa pead ootama, et Jumala võidmine on selle jaoks kohal või Jumal on õhutamas seda teha. Sa ei saa päris seda ise sisse lülitada. Nüüd siin me näeme, siin ei ole kirjutatud, et sa ei saa seda ise sisse lülitada. Sa saad seda. Nüüd see on erinevus, see on selles mõttes nagu natukene nii-öelda madalamal tasemel, millesse on võimalik nagu oleks sisse astuda täiesti usus. Rahu sa oled andnud mulle igal päeval, kui ma tõusen, siis rahu, see hoiab mind. See rahu juhatab mind ja ma tean, kuhu ma lähen. Ma tean, mis ma pean tegema, sest tema rahu on minu sees. Ma tean, et ta on mu ligi, ta on mu kõrval ja ta juhatab mind. Tema rahu on mu kõrval, tema rahu on mu südames. Seepärast ma ei pea kartma tuleviku pärast, ma ei pea kartma selle pärast, mis saab sündima. See on Jumala rahu, mis on minu sees. Halleluuja. Nüüd üks asi, mis sa märkad, Jumala ligiolu tuleb seal kaasa. Ta oligi seal kaasa kohale. Ja sa võid sellisel kombel hakata, nagu öeldakse, sa võid niimoodi järjepidevalt teha. Erinevad teemad või asjad võivad tulla ja sageli see on seesama, mis sa oled enda sisse ka pannud. Sa ütleme, paned Jumala sõna, sa mõtiskled selle üle, sa laadid sisse seda ja sa lihtsalt usus avad suu ja hakkad rääkima. Ja ma annan veel mingisuguse teema või mingisuguse asja ja sa räägid selles. Näiteks julgus. Julge olen ma sinu ees
Igal päeval ma tean, sa ütled mulle, ära karda ja ära kõhkle, sest see, mis ma olen sinu jaoks valmis pannud, on midagi head. Sest minu eesmärgid ja minu plaanid teostuvad sinu elus, sest et sina võid käia julguses ja kindluses, sest et Jumal on sinu tugevus ja Jumal on sinu auhiilgus ja sinu läheduses. Amen, kiitus Jumalale. Nüüd see on sama asi, kus tegelikult siin hakkas nii-öelda juba prohvetlik vool selles asjas sisse tulema, sest siin tuleb mingisugune element ka konkreetsele inimesele või inimestele. Nüüd see on, sageli see võibki edasi liikuda, Jumal ei ole nagu sa võid nii-öelda selle kahe vahel nii-öelda liikuda ka. Et sa hakkad lihtsalt rääkima salmides ja äkitselt tuleb sinna ka prohvetlik sõna. Nüüd sa ei pea tehniliselt isegi alati seda nii-öelda kirja panema nüüd, mis ta nüüd oli või mis ta ei olnud. Lase Jumala vaimul voolata enda kaudu. Amen, mõtled, aga äkki midagi tegin valesti. Kui sa oled üksi, ei juhtu midagi hirmsat. Sa kasvad selles ja Jumala ligiolu, sa õpid selles ja see hakkab sinust palju rohkem voolama ja sa saad täis vaimu sellisel viisil. Ja see on iga kristlase jaoks kirjutatud, iga jaoks. Ja see on üks osa, kuidas me võime ka Jumalat kiita, ülistada, täis saada vaimu. Amen. Nüüd ta ei piirdu sellega, kas sa märkad? Psalmide ja kiituse viiside ja vaimuliku lauludega. Nüüd see ei viita nüüd tingimata ka nendele, ma tean, võib-olla sa oled sattunud nendes kogudustes on niisugune raamat seal koguduses kuskil, mille peale on kirjutatud vaimulikud laulud. Mitte midagi ma ei ürita maha neid teha, aga ta ei räägi nendest tegelikult. Vaid ta räägib just nendest asjadest, mis tulevad püha vaimu kaudu nii-öelda inspiratsioonist esile. Need samad kiituse viisid, see on sama, kus sul on kiitus. Nüüd üks asi veel, ma arvan, et see ei ole paha eristada. Kui vahest sa oled ka võib-olla isegi, kui sa ise oled inimene, kes on kiituses või ülistuses, ütleme ülistuse grupist osa või ise laulnud seal, siis vaata vahel kristlased teevad ühe vea, ütleme on niisugune laulude vahe või mingisugune hetk enne järgmist laulu, kui me hakkame laulma ja nad hakkavad lihtsalt oma mõistuse tasemel lihtsalt mingisugust viisikest. O Jeesus, ma kiidan sind, ma tänan sind. Kas sa märkad, sellel ei ole püha vaimu võidmist selle asja? Kas oli vale, mis sa tegid? Ei, see ei olnud. Kui sa tahad, sa võid lihtsalt paluda asju välja oma mõistusega. Aga et sa ei ürita sellele, nagu öeldakse, panna mingisugust viisi, et see oleks nagu justkui inspireeritud ja koopia, vaid lase tulla sellel kiituse viisil ülesse, mis Jumala vaim inspireerib. Nii teksti kui ka selle nii-öelda selle muusikalise osa nii-öelda. Et see on seesama, ta räägib nendest samast kiituse viisidest ja vaimukest lauludest. See tähendab seda, et Jumal annab sulle ka spontaanselt vahest laulu. Siin tuleb üks võimalus, see võib ka vahest tulla võõrastes keeltes ja selle võib tulla tõlgitsus lauldes mõlemad. Nii keeltes sõnum lauldes ja ka tõlgitsus lauldes ja Jumal võib midagi kõneleda inimestele selle vastu. See on ka üks asjadest, mis siin võib juurde tulla. Siis ta ütleb lauldes ja mängides kannelt issand tulema südames. Nüüd sa märkad, siis ta toob ka selle välja, ta toob välja siin siis selle meloodia küsimuse. Ehk siis, nagu ma ütlesin, paljud tõlked tõlgivad selle, et tehes meloodiaid issand tulema südames. Ja vahest me oleme öelnud ka isegi koosoleku kontekstis, kas tõuseme ühiselt üles ja hakkame võõrastes keeltes Jumalat ülistama, lihtsalt ka laulma issandale ja lase tulla sellel meloodia, mis on sinu südames esile. Ja sa hakkad sellest lihtsalt peale, see hakkab mingisugusest noodist või asjast peale ja sa hakkad seda nagu järjest laulma ja see hakkab voolama. Ja iga ühe kaudu see võib tulla natuke erinevalt, natuke teistsuguse kõlaga, natuke teistsuguse, mis iganes. Ma ei ole muusikas nii tugev ka, aga ütleme, seal mingid erinevad noodid, asjad tulevad ritta, aga see hakkab voolama. Ja see ei pea olema alati nii nii-öelda, tead nagu täpselt nagu klassikaline laul on, aga et see voolab sinust esile. Amen. Ja see on sama just seesama lased meloodial esile tulla. Nii et me näeme siin kahte elementi just. Üks siis on tekst, mis tuleb tegelikult püha vaimu läbi. Eks ju, ta ütleb, saage täis vaimu, erinevad viisid, sa räägid need asju välja. Püha vaim inspireerib selle teksti siis erineval viisidel. Või siis teine, et ta inspireerib ka selle muusika. Ja sellepärast meil on vaja seda sama, kui me nimetame seda võitud muusikaks, siis see on see, mis on tulnud taevast. Kui Jehova ei ehita koda, siis tema annab sulle taevast need asjad. Ja sa laulad selle nii muusika, kui see tekst tulevad Jumala käest taevast. Me võime, nagu öeldakse, osalt nagu, analüüsides neid asju kokku panna ja ma ei saa öelda, et see 100% vale, sest vaete vahel Jumal võib teha ka laulu kirjutamist nii-öelda klassikalisel viisil ka inspireerida. See, et nagu, kus see, kes seda laulu on kirjutamas, tal tuleb mingisugune meloodia jupp või mõte ja tal tulevad mingisugused tekstijupid ja asjad ja ta paneb selle asja kokku ja vaatab, et kuule, nii see kõlaks hästi ja see oleks midagi head, mis Jumalalt ülistada. Seda see võib ka laulu saada. Amen.
Et selles mõttes see ei ole mingit jäika reeglit, aga põhiline on see jälgida seda, et kaks asja. Sõnad tulevad Jumala käest ja ka see muusika või meloodia tuleb Jumala käest. Amen. Ja nüüd me teame seda, ka Taavet näiteks, kui tema ülistas ja kiitis Jumalat just ka lauldes, vaid mängides seda pilli. Me teame seda lugu, kus Saul oli ka juba kuri vaim, oli teda mingis mõttes üle võtnud ja ta ei saanud sellest asjast nagu nii-öelda kuidagi rahu. Ja kui Taavet oli tema ligi ja mängis seda kannet või seda väiksemat harfi moodi asja, siis kuri vaim lahkus temast. Ehk siis me näeme see paljas muusika kui selline tõi võidmise kohale. Nüüd, see on asi, mille suhtes need, kes ka muusikud isegi on ja kes on rohkem pillimängijad ka, peaksid ka otsima Jumalat ja taotlema seda, et Jumal võiks anda sulle ka pilli käsitleda sellisel viisil, et see tooks võidmise kohale. Mul tuleb meelde lihtsalt, ma ütlen, et ma seda üldse ei ole hiljem ka näinud, ma olen näinud küll, aga päris mitmeid aastaid tagasi, see oli kuskil 90-ndatel käis üks viiulimängija siin Eestis, kes mängis tema koosolek koosneski sellest, et ta mängis ülistuslugusid viiuli peale, ta oli osatest, oli seal natuke mingi muid pille asju ka sinna mängiti taha, et ta nagu kõlaks ikkagi rohkem mingi asjana ja ta mängis Jumala vaimust, need olid tuntud ülistuslood, aga see tõi Jumala ligiolu kohale ja ta teenis haigeid pärast selle muusika mängimist. Ta otseselt ei laulnud isegi ühtegi lugu, ta ainult mängis seda võitud muusikat ja see tõi Jumala ligiolu kohale ja inimesed hakkasid terveks saama seal koosolekul. Et see on, selles mõttes see on ande ja asju, mis Jumal on valmis pannud, mis me ei tohiks, nagu öeldakse ka, me peaksime taotlema ja sellised asjad võiks tulla ka esile rohkem. Sest Jumal ei ole piiratud, ta tahab seda tänasel päeval teha, kui Taaveti ajal see kuri vaim lahkus, siis samamoodi ka haigused lahkuvad. Kui mängitakse seda võitud muusikat. See võib olla koos lauluga, see võib olla ka lihtsalt pilli mängimine. Ja Jumala vaimust inspireerituna. Ja siin neid pille on päris palju, mida võiks põhimõtteliselt just Jumala vaimust inspireerituna mängida ja mis kannavad võidmist. Kui kes näiteks on minu väga võitud Jumala ülistuslaulja, ta on küll vanema koolkonna ja oma on Phil Driscoll. Tema mängib trompetit. Ja see on selline asi, et kui tal lugudes on need trompeti osad või asjad, kus ta hakkab seda mängima, see Jumala liiolu tuleb kõmaki alla, nagu öeldakse, kui ta hakkab seda pilli mängima ainult paljalt. Kui sa oled sattunud teda kuulama, on siiamaani tegelikult tegutsemas ja küll päris arvestatavas eas ikkagi juba. Ja Jumala liigiolu tuleb täiesti alla, just kui ta mängib seda pilli. Et selles mõttes Jumal võib tegutseda, nagu öeldakse, vägagi erinevatel viisidel. Me peame olema need, kes ammutavad Jumala käest, et see võidmine võiks tulla alla ja me võiksime tõesti täis saada püha vaimu. Rääkides isekeskis salmide kiituse viisidega ja tehes neid meloodiaid. Lastes nendel meloodiatel tulla oma südamest esile. Amen. Kiitus Jumala. Nüüd vaata Kolosslastele 3.16. Kolosslaste 3.16 ütleb. Kristuse sõna elagu rohkesti teie seas. Kõige tarkusega õpetage ja juhatage üksteist. Kas sa nüüd märkad, eelmine kirjakaht ütles, et ise keskised omaette rääkige psalmide kiituse viisiga. Nüüd ta ütleb siin, et juhatage üksteist psalmidega ja kiituse lauludega ja vaimulike lauludega. Kas sa märkad, millest ta räägib? Et ka need psalmid ja või laulud võivad sisaldada Jumala sõna isegi nagu õpetamist ja juhatamist, õhutamist või julgustamist inimestele. Sa märkasid ka, ütleme, kui mina siin välja rääkisin asjad, siis ka see kandis ennast lõpuks ka midagi sellist, mis nagu rääkis sinu vastu konkreetselt. Et Jumal tahab ka seda elementi sinna juurde lisada. Ja siis ta ütleb siis vaimulike lauluga tänu meeles laulda issandale oma südames. Kas sa märkad jälle, kui see pole huvitav, räägib jällegi siis rääkimisest, psalmide kiituse viisidega ja seda räägib tänu meelest ja räägib jälle südamest. Kaks elementi jällegi jooksevad välja. Seesama, mis tuleb meie suust esile ja mis teie südamest tuleb esile. See on uue lepingu kiituse ülistus on just selle sama ümber vaimus ja tões. Vaata korra 1. Korintlastele 14.26. Nüüd ta räägib siin Uue Testamendi kogudusest ja sellest, kuidas Korintuse koguduses oli natuke keelte kasutamisega mõningane segadus ja siis Paulus korrigeeris seda. Ja selle seas ta ütleb niimoodi,
Mis siis nüüd vennad, kindlasti õed ka, kui te kokku tulete, nüüd milleks? Kogudusse tulete kokku, eks ju. Või nii-öelda, see on siis, mis iganes, on see siis koguduse koosolek või mingis muus formaadis, aga vähemalt kogudus tuleb kokku. Siis on igaühel midagi. Kas pole huvitav? Igaühel on midagi. Nüüd, kus see sama midagi tuli? Ta oli ise keskis olles, mis ta rääkis psalmide, kiituse viiside, vaimude lauludega Jumala igiolus, rääkis neid asju välja, ütleb kokku, ta võtab selle kaasa, see võib isegi olla selles mõttes, et ta räägib selle sama asja uuesti välja või ta on õppinud selles samas voolus liikuma ja voolama. Ja nüüd ta on rääkinud selle, toob selle uuesti esile, et ütleb, et siis igaühel midagi, kas laulu või õpetust või ilmutust või keeltega rääkimist või tõlgitsemist, sündigu see kõik koguduse ehitamiseks. Kas sa märkad, et inimene võtab kaasa, tal on laulu ja see ehitab kogudust, kuna me räägime sellest teemast praegu just, siis teisi asjad on ka siin olulised, aga et just sul on nii-öelda laul, mis sa oled saanud Jumala käest. Nüüd see ei pea olema tingimata see, et nagu mina sain nüüd selle laulu, nüüd me hakkame seda ülistus laulma. Vahest on mõned laulud, mis Jumal annab ja need on ainult selleks konkreetseks koosolekuks, julgustavad, õhutavad, kinnitavad mingisugust asja, mis sai räägitud ja seda võib-olla väga palju enam rohkem uuesti ei kasutata. Nüüd selles ei ole midagi halba. Amen. Siis ta ütleb, kui keeltega räägitakse, siis rääkigu 2 või kõige rohkem 3, ükshaaval ja 1 tõlgitsegu. Aga kui tõlgitsejat ei ole, olgu rääkija vaid koguduses ja rääkigu ise endale ja Jumalale. Näeme siis, ta ütleb mida? Et tegelikult, kui me tuleme kokku, siis meil on laul kaasas. Amen. Ja igaühel, kus sa selle saanud kaasa oled, see on see, et sul isiklikul ajal on olnud ajad, kus sa oled kiitnud Jumalat, kus sa oled rääkinud psalmide kiituse viisidega Jumalale ja need asjad on küll tulnud sinus esile, sa oled õppinud selles asjas voolama ja see on sul nii-öelda kaasas piltlikult. Amen. Ja kogudused peaksid palju rohkem sellistes asjades liikuma ja mõtlen seda all igaüks koguduses, mitte ainult ülistusgrupi liikmed. Igaüks võib selles liikuma hakata. Igaüks võib selles voolata, see ei ole reserveeritud ainult jutlustajale või pastorile või kellegi iganes. See on igaühe jaoks rääkida nende psalmide kiituse viisidega. Et see on asi, milles lihtsalt ennast üles õhutada, hakata kuskilt peale. Kenneth Hagin näiteks ise toob ka välja, et tema ei ole nagu, või tol ajal ei olnud siis ka, ta tänasel päeval taevas, aga ei olnud laulja. Ja ta ei laulnud jah kunagi selles mõttes, kuna ta ütles, et ta nagu ei ole väga tugev viisipidaja selles asjas. Aga sellegi poolest ta rääkis psalmidega. Et selles mõttes, kui sa ei ole väga laulja, siis sa võid rääkida. Amen. Sa võid rääkida neid asju välja ja samamoodi saada täis vaimu. Amen. Kiitus Jumalale. Ma võtan selle asja praegu siit kokku. Mul on siin veel üks osa, aga ma jätan selle järgmisteks kordadeks. Laulude raamat veel 127.1. Ma loen seda Message Bible'i tõlget. Mulle see hakkas väga meeldima, ta oli siuke väga värvikas. Ta ei ole küll ülimalt korrektne, aga siiski ta annab ühe värvingu selle kirja kohal lihtsalt juurde. Ütleb niimoodi, kui Jumal ei ehita maja, ehitajad ehitavad vaid hurtsikuid. Kui Jumal ei valva linna, võib öövalvur sama hästi tukastada. Nüüd see ongi seesama põhjus, miks meil on vaja Jumalat ülistada ja kiita just täpselt nii, nagu tema seda õpetab. Ja miks me ei saa ei ühte ega teist ega kolmandat viisi või asja võtta üle kuskilt maailmast või kuskilt, kes keegi mingit asja teeb ja kui see ei ole Jumala sõnaga kooskõlas või nii, nagu Jumal selle eeskuju on andnud, siis lihtsalt me ei saa seda teha, sest Jumal peab olema selle asja taga. Ja lõpptulemus on see sama, et me loome selle õhkkonna, kui asjad on tehtud just nii-öelda kullast, kus Jumala ligiolu tuleb kohale. See, et Jumal tahab selles kohas olla, ta tahab ennast ilmutada, imed, tunnustähed ja asjad hakkavad toimuma just selles kohas, kus on see õige keskkond ja õhkkond. Sellega ma hakkangi järgmistel kordadel tegelema ka just seesama õige keskkond ja õhkkond. Aga see ongi just seesama, et me peame selle peale mõtlema ja see on see põhjus, miks neid asju on vaja õpetada sellisel viisil asja teha. Mitte selleks, et kellegi teise kallal nokkida või kellegi teise peale näpuga näidata, vaid selleks, et kui me tahame, et Jumal võiks olla meie seas, siis ta otsib neid, kes on tõelised ülistajad ja kummardajad. Amen. Amen. Aga täna siin siis lõpetan.